siis suudavad ehk ära võtta ka selle viimase raske tõusu ja on finišis. Ja nüüd palun olge vabad, vaadake sinna kuhugi sinnas suunas, õnnitlege üksteist, sest te olete lõpetanud sellises võistluses. Seal kuskil asfaldiga enam-vähem ühel tasemel on üks fotograaf, kes tahab teid pildistada. Nüüd, see on praegu rõõmupilt, tehke nüüd siuke naer, hüppake, karjuke, rõõmustage, te olete finišis. Ja nüüd palun järgmisesse asendisse. Nii, tulge edasi, aga mitte kaugele, ma teid ei lase. Palun siia jooneni. Sellepärast, et selle joone peal nüüd teete ametniku pildi sellise natukene irve näolt ära, naeratus näkku. Ja vaadake taas tema poole ja nüüd üks selline passipilt järgmiseks 8 aastast teile. Fotograaf on seal all kuskil. Tehtud juba. Nii, ja nüüd palun intervjuud andma paremale poole sinna. Matkasport Live'i. Juba tehti teist pilt ära, nii et te isegi saate aru hästi. Nüüd võib jälle lotti lasta ennast. Nii, number 17, Fujitsu High Power Team. 47 tundi ja 42 minutit. Kui palju sellest High Powerist järgi on? Jaa, ma arvan, et midagi nii-öelda varuks me otseselt nagu ei jätnud, välja arvatud need vigade parandused tulevasteks aastateks. Füüsiliselt vast mitte. Kas võtsite sellelt seikluselt kõik, mis teil siit võtta oli või jäi midagi kripeldama, mõni punkt või midagi muud? Me võtsime sealt võistluselt absoluutselt kõik, me võtsime nii positiivse kui negatiivse. Ja seda negatiivset kahjuks liigagi palju, et meil ikkagi väga paljud asjad ei tulnud välja nii, nagu me tahtsime ja noh, ma ei tea, sel aastal sedamoodi, et sellist tehnilist praaki ja võib-olla natukene ebaõnne ja selliseid rumalaid otsuseid ja nii et, aga noh, ma ütlen, et siit, nagu klassikud ütlevad, siit on hea edasi minna. Kas äkki see tark kell näitab ka läbitud kilomeetreid? Ei näita. Seda kepsu ei tohigi kasutada nagu kaasaskantama, et ta on lihtsalt tavalise kellana sellel võistlusel, aga rattakilomeetreid siis me saime 384 äkki ja noh, muud sinna juurde, nii et kuskile 400-450 vahele ta jääb. Mis on nüüd, kui teie senine eesmärk on olnud liikuda punktist A punkti B, lugeda kaarti ja jõuda lihtsalt edasi, kuhu nüüd? Tead sellist, kui sa küsid nagu midagi erinevate eluala inimest, ma arvan, et väga paljud võiksid sõnastada nii, et sa otsid nagu mingit sihukest mõnusat flow'd. Ja see eesmärk ei ole ju ütleme, eraldi võttes nagu mingi punkti leidmine või konkreetse etapi läbimine, sa otsid sellist feelingut, seda flow'd, et sa oled nagu mingi mõnusa seltskonnaga, iga ilmaga, halb enesetunne, hea enesetunne, kui sa selle flow saad, aga selleks peavad mõned asjad nagu kokku klikkama, eks ole. Ja seda flow'd me otsime. Kas see meeskond on see, kellega lähete ka järgmine aasta luurele? No me ei ole seda muidugi veel arutanud, aga minul selle vastu midagi ei ole. Tohib sama küsimus siia poole? Ei, mul ka midagi selle vastu ei ole. Jääme sõpradeks, jah. Aitäh teile ja minge nautige siis finišijärgselt protseduuri. Aitüma!